Piirdeaed on ikka koduvisiitkaart, olgu see piirdeaed siis tänavapoolses küljes või naabrite vaheline, ikkagi ta peab korras ja korralik olema. No see piirdeaed siin on ta palju aastaid ja palju päevi näinud ning ta tuleks ilmselt uuendada. Kui piirdeaia uuendamiseks läheb ja tahate postid alles jätta, siis esimene asi, mõõdame ära, mis meil see postide vahe on, et me saaksime plaanid ära teha. Nii, siin meil tuleb posti vahe 3,1 meetrit, ausalt öelda väga suur, liigagi suur vahe ühe aiapaneeli jaoks, aga poste, ütleme, ei soovita siin juhul ringi panna, see tähendab aiapaneelile tuleb teha eriline konstruktsioon, sellest räägime hiljem. Kui kõik mõõdud korralikult võetud, aia kuju antud juhul tahetakse, et peaks samasugune jääma, siis tuleb teha mingi plaan ja minna puumarketisse, et materjal osta. Mõõdud võetud ja kavandid tehtud, kas siis peas või paberil. Paberivariant on muidugi parem, seepärast, et me peame arvutama ju ka materjali kulu. Kui kõik see on olemas, siis toob tee meid tahes tahtmata puumarketisse, kus tuleb teha materjali valik. Kui on plaanis ehitada täiesti uus aed, siis siit valikust ma leidsin valmis aialipid. Nad on kõigepealt mõõtusaetud ja siis immutatud. See tähendab seda, et materjalide otspinnad on ka korralikult immutuse saanud ja peavad ilmastikule väga hästi vastu. Kui aga millega pärast leiate, et see materjal teile ei sobi, siis valik on suur. Variante on kaks, mida nüüd võtate. Kas võtate peensaetud materjali või leiate midagi höövelmaterjali hulgast. Järgmine etapp, mul on siin ette valmistatud nii nagu ikka üks väike töölaud, et rääkida ja arutada teiega, et kuidas teha aia ehitamine hästi mugavaks. Sügis on praktiliselt meil käes ja aia ehitamise võib minu meelest õuest tuppa tuua ning garaaži seina ääres on väga hea aeda ehitada. Näete, selleks ei vajagi mitte midagi muud ja ka rohkemat kui ühte vineeritahvlit, millele on siis pandud külge distantsliistud. Ja kui te kasutate nüüd materjali, mis ei ole immutatud materjali, te tahate teha endale värvitud aeda, siis enne kui hakkate need aiapaneele, nimetame neid aiapaneelideks, kokku panema, siis oleks hea, kui te värvite vähemalt 3 külge ära. Tingimata peab olema värvitud ära see külg, mille külge nüüd kinnitatakse aialipp. Enne kui te selle lipi keerate põikpuu külge kruviga kinni, on üks suur probleemne koht aedade juures. Nimelt siia vahele, kui me lööme selle või keerame kruviga selle lipi siia kindlalt kinni, see vahe jääb nii tihe, et niiskus jääb meile siia kinni. Ta ei kuiva, ta ei tuuldu välja ning kindlasti olete näinud, et kui üks aed hakkab oma aega ümber saama, siis kõigepealt murduvad aialipid katki siit selle koha pealt. Seepärast me peaksime siia vahele tekitama õhuvahe. Kui teil on natuke aega, tehke niisugune naelakonksud ja paneme selle siia külge. Ja näete, nüüd kui me kruvime aialipi siia põikpuu külge, kui operaator vaatab ka siit külje vahelt sisse, siin on selline mõnus õhuvahe vahel, vesi, mis siia vahele läheb, see tuuldub mõne tunniga siit vahelt välja ja ei ole ohtu, et piirdeaed lipid hakkavad selle koha pealt mädanema ja murduma. Järgmine teema, kuidas kinnitada ja millega kinnitada ning kust poolt kinnitada. Puidu kasutamise juures kehtib ikkagi see reegel, et õhema materjali me kinnitame nagu paksema materjali külge. See tähendab, ka aialipp peaks olema kinnitatud siit poolt küljest. Missuguse kruviga? Käisin siit lettide vahelt läbi ja valisin välja korsiili kattega kruvid, SV kruvid ja võib-olla teie jaoks ja minu jaoks ka natukene erilised kruvid võtsin. Seekord näete sellise suure peaga kruvi. Miks selline?
Sel lihtsal põhjusel, et kui me kasutame väiksemat kruvi, siis kruvi pea nagu tõmbab siia laua sisse, aga kui me võtame sellise suure võimsa peaga kruvi, siis miks mitte seda kruvi ära kasutada omamoodi nagu dekoratiivsetel eesmärkidel. Muuseas, üks asi veel, mille ma peaaegu oleksin ära unustanud. Kui nüüd on tegemist meil sellise aiaga, mille aiapaneel on niivõrd pikk, selline 2,8, ligi 3 meetrit, siis see aed hakkab läbi vajuma ning me ei saa muud teha, me peame seda aia keskpunkti kuskilt alt toetuma. Ja on mitu varianti, kas tõepoolest kuskilt maapinnast on siis mingisugune postikene või kruvi välja ulatav või paneme siia aiale sisse, aiapaneelile sisse diagonaalid, puidust diagonaalid, mis hoiavad selle aiaga väga hästi sirged ja sama võib teha näiteks trossiga. Kinnitame siia sisse selliselt kolmnurkset trossi, taas see aiapaneel hakkab töötama nagu katuseferm ja püsib sirge ja korrektne läbi aastate. Ning lõpetuseks, kui ma siin puumarketis juba olen, siis kui midagi puust tegema hakata või plaanite puidutöid, siis heitke ikka pilk Puumarketi koduleheküljele. Seal on eraldi koht Pinterest ning väga palju põnevaid ideid.